Tere! Ma olen Hardi Viires ja mul on hea meel kuuluda koguduse ülistusbändi Püha Müristus. Nimelt 8 aastat tagasi, 7. klassis läksin muusikakooli, Rakveres Rajaotsa muusikakooli. Ma läksin kitarri õppima ja see 5 aastat, mis mul oli võimalus õppida seda kitarri, need panid minu sisse ühe igatsuse teha ise muusikat. Ja paralleelselt sellega, kui ma käisin muusikakoolis, oli mul võimalus hakata kaasa lööma koguduses ülistuses. Tähendab, need 5 aastat, mis mul oli võimalus käia muusikakoolis ja teha ülistust, need vormisid minust ühe inimese, kes ma armastan teha ülistusmuusikat ja ise. Ja kuna ma olen kitarrimängija, siis just kitarril ma seda teengi. Ja viimasel ajal on mul just vaikseid hetki, kus ma ei pea koolis käima või ma ei pea või siin ja seal 3. kohas olema kodus õhtul, kus ma saan enda järel ukse kinni panna, istuda voodi peale ja võtta pilli kätte ja kuulata, mida Jumal räägib minu südames. Ja nendes momentides sa võid tajuda Jumala häält ja kui ma olen õppinud pilli mängima, siis ma lihtsalt ei saa olla, vaid ma pean mängima ja olenemata sellest, kas ma oskan või oska laulda, ma teen ülistusmuusikat. Ja viimasel plaadil ka, mis meie koguduse bänd siis välja andis, nüüd te teate, et me oleme plaadi välja andnud Püha Müristus ja plaadi nimi on Isa, kas tead? Seal on mõned minu lood ka. Ja need lood on just sündinud seal kodus voodiserval kirjutades. Ja see sõnum on minu arust väga orgaaniline, just see, mida Jumal on minu vastu rääkinud ja kõnetanud. Ja ma usun, et see kõnetab sind, kuulajat, täpselt samamoodi, nagu see kõnetas mind, kui Jumal minuga rääkis. Ja täpselt on selle plaadil siis teine lugu nimega Kummardun su ette. Ja see lugu on kirjutatud ka minu kodus õhtul, kus ma olen olnud täielikus vaikuses. Selle loo sõnum on sellest, et olla hästi alandlik Jumala ees. Ja ma leian, et seda lugu sa ei saa laulda millegile muule mõeldes. Ja kui sa seda laulad või kui sa mõtled sellest loost või sa kuulad seda, siis see on ühest kummardamisest, see on ühest positsiooni võtmisest, kus sa paned Jumala endast kõrgemale, kui sa ise oled. Kitarrimeestele põgusalt näidates, siis minu kitarril ülemine ja alumine keel on keeratud D-sse, drop D ja selle keele ma keeran ka teise helistliku natuke. Nii, ja see pill peaks umbes niimoodi kõlama. Need olid nüüd 3 põhiakordi. See lugu hakkas ja me mängisime seda lugu võrdlemisi sünkroonselt siis Madise ja Mattisega. Ja see andis päris huvitava sukse kõlapildi. Ja kui me kõik natukene mängisime nihkes midagi, et me päris ühte seda sama asja ei mänginud, siis sellest tuli üks väga huvitav lugu ja ma usun, et see lugu ei ole ainult sõnad ja see lugu ei ole ainult muusika, vaid kellegi jaoks on kindlasti need noodid, mis jäävad pikemalt kummitama. Kummardun su ette ja alistun sinu ees. Ma kummardun su ette ja alistun sinu ees. Võrratu kuningas, alistun sinu ees, mu isandate, isandate isand. Võrratu kuningas, alistun sinu ees, mu isandate, isandate